See oli aasta 2005, kui me siin saalis esimest korda üle valla tähistasime koos õpetajate päeva hommikukohviga. Ja nende aastate jooksul, mida siis tänaseks korraks on kokku kogunenud 10, oleme austanud aasta õpetajaid üle 40 kindlasti. Ma panin selle nimekirja kokku, aga see on nii pikk, et ma siinkohal neid nimesid kõiki ära ei loegi. Et tõepoolest, et käidud on need kohad läbi ja aasta on ka päris pikk aeg olnud. Ma mõtlesin hoopis seda, et ma räägin hoopis sellest, kuidas ma oma esimese kahes. Et tänane päev võiks natuke lõbus olla ja ametlikke kõnesid pidada, et ei olegi võib-olla vast. Et mina õppisin Tartu 8. keskkoolis ja see esimene 2 juhtus juba niimoodi, et sellega sai päris esimeses klassis kohe. Ja ma mäletan, et oli tööõpetuse tund, revimistehnikast tuli teha käpsuseeri. Ja muidugi see 45 minutit sai ära kulutatud, mul tuli maru hästi välja, ma olin nii õnnelik. Ja mul tundus, et palju parem kui minu pinginaabril ja ei seal taga istuda. Ja siis, kui läks 2-3 päeva mööda, saime tööd kätte, siis seal oli 2 salli. See oli ikka tõeline solvamine. Ja sellest hetkest sai minust nii-öelda direktori parim sõber, sellepärast, et ilmselt tekkis protestimeelsus ja ega ma nagu pailaps ei olnud ja nii juhtuski. Et võib-olla selles mõttes on see õpetlik lugu, et see loomus ilmselt, mis lastesse on nagu antud, et päris alguses võib selle kohe ära rikkuda. Sest ma sain aru küll, et mis ma tegema pidin, sellepärast kui ma vaatasin pinginaabri tööd, siis tema oli kõik ruudikesed täpselt nii, et sealt seda aluspaberit üldse välja paistud teenud niisuguse ilusa seenaga. Minul oli vahet see, et ma ei pea olema nii täpselt külg-küljega kõik. Et see oligi niisugune lugu ja ma arvan, võib-olla õpetajate päevaks oli see päris kena, aga natukene võib-olla seda mõtet ka juurde, et Kehtnas on kõik 3 kena kooli ja muidugi on päris palju niisugust järeleaitamist, et ega see õpikeskkond, mida siis nagu vald saaks teha, ainult enam ka lasteaia õpetajad siin tõepoolest, et ka lasteaedadest võime öelda, et ainult valdlasteaed on see tõesti kena koht, kus kõik nagu on paigas nii nagu peab. Teistes kohtades on ikka tööd veel päris palju teha. Aga soovin teile kõigile täna ilusat õpetajate päeva, et see päev kenasti ka jätkuks. Et ilmselt osad teist on jäänud laste juurde, et kõik ei ole nagu koolist ja lasteaiast ära lubatud. Et ma eeldan, et teid on ikka rohkem, kui teid siin saalis on. Ja nüüd ongi kätte jõudnud see hetk, kui me alustame meie aastaõpetajate nominentidega. Tartu kooli aastaõpetaja Koivo Tiikov. Ma väga tänan oma kolleege, ma väga tänan oma esimest õpetajat, kes on minu kolleeg. Ma väga tänan Valtu lasteaia peret, kes olid ka minu kasvatajad ja ma loomulikult tänan väga oma ema. Aitäh teile! aasta 1. septembril algas tema õpetajatee, kehalise kasvatuse õpetajana. Oma erialale on ta truuks jäänud tänaseni. Alates 2003. aastast töötab ta Kehtna valla koolis. Õpetajat armastati siis ning armastatakse praegu. Tohutu energia ja teotahtega on ta eeskujuks kõikidele õpilastele, samuti teistele õpetajatele. Oma õpilastesse suhtub ta austusega, jagab neile õpetusi ja innustab veelgi parematele tulemustele. Tulemata ei jää ka saavutused. Tema õpilased on pärjatud heade tulemuste eest maakonna meistriteks nii individuaalaladel kui võistkondlikus arvestuses. Tema särtsu tuld, elurõõmu ja lustlikkust
lausa ülevoolavat energiat ja loovust on temas. Kui ta midagi ette võtab, teeb ta seda kogu südamest. Olgu tema õppetunni, tervisepäeva, matka või muu üritusega, ikka on ta agarasti kaasa löömas ja ettevõtmist organiseerimas. Õidapere kooliaasta õpetaja Luule Sõi. Oi, ma tänan, aitäh. Aitäh teile kõigile väga heade sõnade eest ja muidugi ma südamest tänan meie kooli oma kaastöötajaid. Seal on väga hea olla, aitäh. Tegu on põlise tehtalasega, kes on sündinud ja kasvanud Aleviku lähedal külas. Oma kooliteed alustas ta naabermajas, mis tollel ajal kandis nime Kehtna 7-klassiline mittetäielik keskkool. Edasi jätkus haridustee Rapla keskkoolis ja seejärel juba Tallinna Polütehnilises instituudis, mille lõpetamisel märgiti tunnistusele ametiks insener. Elutee viis ta mõneks ajaks kodukülast eemale, aga Eesti Vabariigi taasloomise aastatel tuli ta tagasi isa koju ja elab ning toimetab siin tänaseni. Koolis alustas ta tööd 2003. aastal. Võib öelda, et see õpetaja amet on tal juba veres, sest ka tema isa töötas Kehtnas 38 aastat õpetajana. Kehtna majandus- ja tehnoloogiakooli aasta õpetaja on Tiit Reino. On kahjuks haige, hoiame talle pöialt soovida parandamist. Õnnitlused edasi. Vahel on hea ka ennast võõraste sulgedega ehtida. Minu mäletamist järgi on Tiidul see juba teine kord saada see aunimetus. Esimene kord valisid selle kolleegid ja nüüd tunnistati ausalt, et see on puhtalt õpilaste ja erinevate tagasiside küsitluste tulemused. Nii et selle tõttu on väga uhke ja suur rikkus olla, töötada koos sellise inimesega. Ta on meie jaoks hea, armas ja soe inimene. Tegemist on väga kohusetundliku ja oma tööd armastava õpetajaga. Teda iseloomustab pidev soov midagi uut teha. Tal on oskus teisi inimesi kuulata, nende rõõmudele, kordaminekutele kaasa elada ja muredele, probleemidele lahendusi leida. Ta on avara silmaringiga, orienteerub väga paljudel teemadel. Kõigi uute ja heade ideedega on ta nõus kaasa minema, kogemusi omandama ning neid teistega jagama ja ennast proovile panema. Tema mõtted on huvitavad, kaasakiskuvad ja neid ta teostab maksku, mis maksab. Tema kohta võib öelda, et ta on eluaegne õppija. Algul õppis ta kasvatajaks, edasi läks ülikooli algõpetust õppima. 2011. aastal lõpetas ülikoolis tervisejuhi eriala. Eelmisel aastal sai temast lisaks õpetajale ka raamatukogu juhataja ning see amet nõudis jällegi uusi õpinguid. Ta on töös lastega julgust anda, innustab ning toetab. Ta on alati abivalmis ning südamlik õpetaja. Lapsed tulevad tema juurde rõõmuga. Tema tunnid on jõukohased ja meelepärased kõikidele lastele. Ta on ideede generaator. Ta teab, mida tahab ja seab endale eesmärgid. Tema raamat Nukupiiga Saarapai, mille ta kirjutas ja kujundas ise, nägi trükivalgust sellel suvel. Lisaks põhitööle jõuab ta hea nõu ja abistab Eesti paljudesse Ingliste külakogukonda toetavatesse üritustesse. Kehtna lasteaed Siller aasta õpetaja Pillemäe. Toetavaid kolleege ja ma tänan, et nad kõikidele välja pannud. Ta on toonud meie kollektiivi uut hingamist, pööranud tähelepanu väärtustele. Ta on hea kuulaja, mõistev ja inimlik.
samas olemata liiga leebe. Ta on enese suhtes nõudlik ning on näha, kuidas ta edasi liigub, otsides ja pakkudes välja uusi ideid ja lahendusi. Järjepidev töö käitumisprobleemidega tegelemisel toetades klassijuhatajaid. Tema ajalootunnid on huvitavad ja mitmekülgsed. Ta oskab panna õpilasi end kuulama, hindab õpilaste arutlemisoskust, loovust kui ka julgust avaldada oma arvamust. Õpitud kinnistab ta mitmel viisil, viies õpilasi näitustele, tuues näitusi kooli, korraldades kohtumisi erinevate inimestega, korraldades mälumänge. Kehtna põhikooli aasta õpetaja 2014 on Riina Lõhmus. Aitäh kolleegidele, aitäh õpilastele. Ma saan aru, et siin on selline vihje, et no jah, oled tubli, aga ole siis veel tubli, nüüd on su silm veel rohkem peal. Aitäh! Ta töötab kunstiõpetajana meie koolis selle asutamisest alates. Tal on käsil 23. tööaasta. Sellel aastal on ta ka juubelikaaluga isiklik tähtpäev. Ta on õpetajana tasakaalukas ja rahumeelne. Tema tugevuseks on kunsti erinevate valdkondade põhjalik tundmine ning soov õppida uusi asju. Ta haarab kinni igast enese täiendamise võimalusest ning soovib uusi oskusi ja teadmisi ka koolitöös rakendada. Tal on omane mõistev ja hoolik suhtumine õpilastesse. Ta märkab laste erinevaid vajadusi ja isikuomadusi ning arvestab nendega õppetöö korraldamisel. Talle sobib hästi õpetamine õpperühmades, mis on väikesed, oskab toetada individuaalselt lähenedes ka erivajadusega õpilasi. Ta oskab leida õpilases loovuse ning toetab ja arendab seda pidevalt. Ta suudab hästi joonistama õpetada iga lapse, kes tema tundi tuleb. Ta on paindlik õppetöö läbiviimisel ning on valmis kaasa minema õpilase poolt pakutud ideede ja mõtetega. Kui ikka keegi soovib kunstitunnis joonistada oma emale sünnipäevakaarti, siis ei jää see muu plaanipärase töö tõttu tegemata. Kehtna kunstide kooli aasta õpetaja 2014 Saima Rander. Minul oli see küll nii suur üllatus, et ma olen päris sõnatu, aga siiski aitäh kolleegidele, aitäh mõlema kooli kolleegisele, sest te olete toredad. Ja ma pean ka ütlema, et lapsed on Kehtna vallas ka väga õpihimulised, et neid on vahva õpetada. Aitäh! Juttu tuleb õpetajast, kellele vanus ei ole tööst takistuseks, kelles on mängulusti, lapsemeelsust, särtsu ja huvitavaid põnevaid ideid. Talle meeldib lastega palju laulda ja luuletusi lugeda. Repertuaari on tal aastatega kogunenud hulgaliselt. Liikumisest ja tantsimisest ei ütle ta kunagi ära. Selline energiline inimene on õpetaja, kes on seda ametit pidanud juba 40 aastat. Järelikult on kunagi tehtud õige valik minna pedagoogilisse kooli õppima. Sellise staažiga õpetajalt on mõndagi õppida. Ta oskab luua kontakti lastega ja neid erinevatesse tegevustesse kaasa haarata, ikka lusti ja naljaga pooleks. Laste silmis on ta pigem võlur või õpetaja. Nagu ära võlutult kuulavad lapsed unejuttu mitte raamatust ette lugedes, vaid kujuteldavast raamatust, õpetaja pihkudest. Igasugu trikkidega mängud, tegevused ning naljalood on tal alati varrukast võtta. Oma südame asjaks on ta võtnud poiste arendamise. Tema tahtmine on, et tänapäeva poistest kasvaksid füüsiliselt tugevad ja osavad mehed. Selleks on ta teinud lastevanematega koostööd, kes on pidanud tooma igasuguseid polte, kruvisid, traadi ja lauajuppe ning poistele töökuse ja osavuse arendamiseks haamreid. Ikka eesmärgil, et poistel oleks huvitav ja põnev. Valtu lasteaed Pesapuu aasta õpetaja Milli Rebel.
aitäh kolleegidele ja kõigile. Head õpetajad ja kõik, kes te laste kasvatamise, mis sa oma panuse annate. Õpetajate päev on teie pidupäev. Tahaksin teid tervitada Auto Ilvese laulusõnadega. Lenda, oma mõtetega üle ilma lenda. Alla, pole üleni ja vara vaja tulla. Anda, täpselt nõnda nii palju, nagu sul on anda. Kanda, võta nõnda palju, nagu jõuad kanda. Paulo Coelho. Laps võib täiskasvanule õpetada 3 asja. Olla ilma igasuguse põhjuseta õnnelik, olla kogu aeg mingi asjaga ametis ja osata kõigest jõust nõuda seda, mida tahad. Või nagu on öelnud Galileo Galilei, ma ei ole kunagi kohanud nii väheste teadmistega inimest, et ma poleks temalt midagi õppida saanud. Siin ilmas on juba kord nii ja teisiti lihtsalt polegi võimalik. Me oleme kõik õpetajad ja samas vastastikku õppijad. Meie õpetame lapsi ja samas õpetavad lapsed meid. Vahel peamegi leppima, et meil on neilt mõnes mõttes rohkem õppida, kui meie suudame neile õpetada. Elina Kild. Mida positiivsemat energiat me välja anname, seda enam sama vastu saame. See töötab nii. Armastus tõmbab su ellu armastust. Raev tõmbab raevu. Kirg tõmbab kirglikkust. Kibestumine tõmbab su ellu kibestumist. Nagu lapsed ütlevad, kes teisele teeb, see ise on. Täpselt nii ongi. Armsad inimesed, mõelgem sellele, mida me soovime ja siis seda me ka saame. Lev Tolstoi kuulsad sõnad on. Kasvatus ja haridus on lahutamatud. Pole võimalik kasvatada edasi andmata teadmisi. Kuid iga teadmine mõjutab kasvatuslikult. Loodan siiralt, et selle pika mõtiskluse peale te kõik saite aru, kui olulist ja tänuväärset tööd te teete. Aitäh ja sügav kummardus teile kõigile, kes töötavad lastega ja noortega, lasteaias, koolis, huvikoolis, kutsekoolis, ilusat ja südant soojendavad õpetajate päeva. Imeline maailm, kodukant, see imeline maapind, lõpuks olen kohal. Oma kodus võõraid teedal jalgadega kraapin, olen naernud, olen nutnud, täis taeva ainult tuttu, olen armastanud ja mul on vedanud, olen vigadest õppinud, olen elanud. Astun läbi linnatulede, vaikselt tunnen sügisel õhta ja uduvihma maitsen. Veidi kõvaks läheb meel, olen kodu poole teele, miski pole enam sama, vaid mälestused jäänud, on kummitama mind, olen tagasi siin, kust kõik sai alguse. Kohas, kus sain oma esimese tarkuse. Üks päev korraga, üks päev korraga, üks päev korraga. Sest et kõik, mida armastab, võib kaduda hetkel, seepärast hüppangi pea ees võrrasse kõrmu ja kardina vaneb algab teate, mis siis see pole, kui mööda mul ikka on hea meel. Muusika algab, saab tule mul päral jõua miski veel, sest juhtume tõmbasid mul välja, nagu oleks pistik see. Vajan lõõgastuseks viskid ette näist. Mäletan ennast pütsi taga muredesse ukkumast, ausalt raad maha. Täna ei joo ennast sassi, sest täna laine teeme, täna keegi ei kassi. Maksutage, hüppake, karjuge, tõmmake sassi. Ma tahan näha ja kuulda karjuvat rahvamassi, ma tahan tunda